Tere, Ülo! Tervist! Käisime just siis FSC sertifikaadi teemalisel töötoal. Mis ootustega läksid ja mis muljed sulle jäid? Ma läksin arutlema ja kuulama, kuidas inimesed arutlevad. Mind paelub mitte ainult see, mida räägitakse, vaid eeskätt, kuidas arutatakse, kuidas mõtlemisviis on kujunenud, kuidas inimesed probleeme näevad, kuidas liiguvad selles suunas, et avastada probleemide põhjused, sest kirjeldada midagi on lihtne. Kirjeldada igasugune hästi võib kirjeldada. Keeruliseks läheb, kui oleks vaja avastada vastuolude põhjused, mida me tunnetame probleemidena. Tegelikkuses probleeme ei ole. Probleemid on ainult inimeste teadvuses. Aga tuleb avastada vastuolude põhjused ja need, kui meil ei ole ükskõik, kui meil on aktiivne suhtumine sellesse, siis see on meile probleem. Aga nüüd selle probleemi kõrvaldada ei saa. Põhimõtteliselt ei saa. Võimalik on vähendada, mõnikord ka kõrvaldada nende tekke, püsimise, süvenemise, laienemise põhjuseid. Aga mitte sellest ka ei piisa, et me ühe või kaks põhjust leiame ja siis on hea meel. Ei ole. Avastada tuleb põhjuste süsteem. Edasi viib süsteemsus, mitte süsteemne mõtlemine rahuldavate hulka ei kuulu. Ja see on ajaviitmise ja üksteisele meeldivate juttude puhumise vorm, aga mitte ühiskonna edendamise meelde. Aga tore oli. Mulle jättis hea mulje ja ma ei näinud seal kedagi, kellel oleks ükskõik, mis Eestimaast saab. Ja see kõik olid südamega asja juures ja mul on väga hea meel, et oli õnne nende hulgas viibida. Kas sul on võib-olla mingisuguseid soovitusi siis põlisrahvana siis FSC sertifikaadi tegevuses? Ja muidugi, normaalne oleks, et valitsuses on küllalt tähelepanelikud ja asjatundlikud isikud, kes mitte ainult ei räägi, vaid kuulavad ka, mida inimesed mõtlevad ja kuidas nad suhtuvad sellesse, mida tehakse ja miks ja kuidas tehakse. Aga kui on juhtunud nii, et autoriteedi struktuur on põhjendamatu, põhimõtteliselt põhjendamatu. Need mured, mis inimestel südames on, pole nende üldse mured, eks ole, ja mis siis üle jääb? Mis siis teha? Jätkata vanaviisi. Lollus. Einsteini käest kunagi küsiti, kes on loll. Einstein vastas sekundit mõtlemata, et see, kes teeb vanu asju vanamoodi, arvab, et läheb paremaks. Ei lähe. Tuleb muuta. Põhimõtteliselt natuke Saaremaal öeldakse, et itel tuleb teine ots keerata. Ja antud juhul konverents ongi selleks, et leida tee, kuidas ületada nende raskuste põhjused ja luua eeldused selleks, et meil Eestimaa püsima jääks. Võitlus Eesti metsa eest on ühtlasi võitlus Eesti kui elukeskkonna eest. Ja see ei ole lihtne asi üldse, see ei ole mingi kõrvaline küsimus, see on meile eluliselt oluline. Ja seda ei saa teha liiga hästi. Mida paremini teeme, seda parem on. Ja see standardite küsimus, mida me arutasime, kuulub nende võtmeküsimuste hulka. Ilma standarditeta hakkama ei saa, aga kui asjameestel standardid korda ei lähe, kui nad rikuvad neid teadlikult ja meelega ja ironiseerivad nende üle ja tegelikult ei võimanda, mis siis üle jääb muud, kui luua uus arusaam sellest, kes on siis tegelikult metsaomanik. RMK ei ole, rahvas on. Ja rahva jah, tagavara olema. Just nimelt. Ja see on võitlus. See ei ole niisama ajame juttu siin. Kui teine pool mängib lolli, siis on ju lollus ühtlasi seda pealt vaadata ja suu kinni hoida. Ja mitte midagi teha. Absoluutselt. Ja miks me peaks? Väga nõus. Ma ei teagi, mis ma siia veel oskaksin küsida tõepoolest. Kas sa oled ise tutvunud siis põlisrahvaste koostöökogu organiseerumise põhimõtetega? Ja muidugi, ja ma arvan, mis sa arvad sellest? Väga hea. Ja kui keegi leiab, et seal on midagi väga puudu või on üle arvu, tulgu välja, tehku selgeks. Lisagu oma arvamusele argumendid ka ja uks ei ole lukkus, vastupidi.
väga õige, aitäh! Aitäh! Ja jõudu, kõik head! Kõige paremat, järgmise hea kohtumise! Tere, Lembit! Tere! Käisime siis äsja just Metsamõtte konverentsil ja arutasime töötoas FSC sertifikaadi rakendamist. Milliste ootustega tulid ja milliste mõtetega lähed kodupoole? No, ootusest kõrelda on liiga palju, kui kõik ootused kokku võtta, aga et saada tagasisidet ja peegeldust meie senisele tegevusele. Ja mida me siis leidsime või avastasime? Avastasime seda, et ega meie asjadest liiga palju ei teata. Ja hoolimata sellest, et uues FSC standardis on põlisrahvaste õiguste printsiip 3 toodud, sellest hoolimata ei oska senised standardi menetlejad näha seal subjektina põlisrahvaste osa, kes siis oma eelneva vaba ja informeeritud nõusolekuga saavad olla need, kes siis otsustavad võimalike metsade majandamise küsimusi. Kuidas peaksid põlisrahvad edaspidi siis koostöös FSC Eestiga jõudma siis selle 3. printsiibi reaalse rakendamiseni? No eks põlisrahvastel on eelkõige oma kodutöö vaja teha sinnamaani, et olla valmis siis uuel tasemel koostööd tegema inimestega, kellel puudub põlisrahva identiteet, võib olla küll sümpaatia ja mõnevõrra ka mõistmine, aga eelkõige seesama selgitustöö, miks just põlisrahvas, miks põlisrahva õigused on seotud siis sellega, kuidas võiks Eesti metsade hävitamise lõpetada. Väga hea, Ait juba! No nii, tervist Valdeko! Tere, tere! Tuleme just FSC teemalisest töötoast sinuga ja mida võtad siit kaasa tagasi Pärnumaale ja kuidas pärnulased kavatsevad siis FSC standardile edaspidi toetuda? Ja siin oli üks tore Metsamõtte nimeline üritus, mille raames siis räägiti ka FSC ehk siis metsa sertifitseerimise teemadel. Ja siin oli palju juttu sellest, et see FSC standardid ja sertifikaadid on selline töövahend. Aga see on üks töövahend, üks paljudest. Mis see Pärnumaale tähendada võib, on ju see, et mis meil praegu need valusad punktid on see, et meil üritatakse metsa suures koguses maha raadata ja teha sinna asemele sõjatehas. Sõjatehase peatamine on ju mitmeetapiline asi. Üks asi on ju see, et kui nad ei saa seda metsa maha võtta, siis nad ei saa ka tehast tegema hakata sinna looduskaunisse kohta. Ja ma usun, et ei leidu sellist metsaülestöötajat, kellel tekib kahtlus, et ta võib kaotada oma sertifikaadi, millega ta saab välismaal esineda kui tubli ja korralik metsahaldaja. Siis tõenäoliselt ei leita ka tööjõudu siis selle platsi ettevalmistamiseks. See on üks teema. Aga nagu jutt oli, siis see on ainult üks väike tööriist, mida saab põlisrahvas kasutada oma maade kaitseks, oma maade ja metsade säilitamiseks. Super, Aitima! Tere, Kristjan! Tere! Siin on nüüd 2 päeva Saaremaal siis peetud Metsamõtte konverentsi. Et mis sa arvad, mis see Metsamõte siis on? No, konverentsi ajastus oli küll seotud meie ühe põlise metsaülema Leo Filippovi 75. sünnipäeva tähistamisega ja selline tore võimalus seda teha, aga sisuliselt siis peame aru saama, et Metsamõte on Saaremaal juba esimesest siis tsaari ajal 1795. aastal tehtud metsakorralduslikust otsusest, mida tollel ajal siis tegid meie Balti-Saksa mõisnikud, kes olid siis tsaaririigis otsustavatel kohtadel ja see esimene metsakorralduslik otsus tehti meil Sõrve sääre otsas. Nüüd siis sellest järgnes ju metsanduse areng
ja kui me nüüd täna siin Saaremaal vaatame, siis küsimus ongi, et kes on need inimesed, kes siis metsa raiumist meil täna Saaremaal otsustavad. See otsustamine on siit läinud väga kaugele ja selle FSC standardi ühe osana on siis nähtud ette ka kohaliku rahva kaasatus või nimetatud ka kohaliku põlisrahva kaasamise vajadust, sest et maailmas on avastatud, et põlisrahvaste asualadel on metsad kõige paremini säilinud. Ja võib-olla siis huumoriga asub ju mõelda, et kui kunagi meie mõisnikud suutsid meie maadel korra luua, et me peaksime selle korra loomise nüüd ikka ise üle võtma, ehk siis Saaremaa põlisrahvale võib siis selle FSC standardi kaudu lõpuks tekkida võimalus ka ise kaasa rääkida meie metsade raiumise üle, mis on oluline hetk. Ja tegelikult me pakkusime ka välja võimaluse teha pilootprojekt Saaremaal, sellepärast meie põlisrahvas on siin organiseerunud ja valmis seda vastutust kandma siis FSC standardi partnerina. Et siis on oodatud tihedamat koostööd FSC-ga, siis no me loodame, see on selline tööriist, see võimaldab siis metsade, püsimetsade majandamist rahvusvaheliste standardite alusel paremini korraldada ja see nii-öelda kohaliku rahva kaasatus on seal nõutud. Me püüame siis omalt poolt selle ka tagada, et kohaliku rahva esindused oleksid selle kaasatuse jaoks valmis. no vägev, aitüma! Aitäh!